Loodaval koalitsioonil on 3 põhiteemat: majandus, julgeolek ja bürokraatia vähendamine. Kui julgeolekuga sai valitsus täna juba tegeleda, tõstes kaitsekulud järgmisest aastast 5% SKP-st, siis pärast lõunakulus majanduskasvule ja bürokraatia vähendamisele ehk uue nõukoja tutvustamisele. See on poliitiline tahe täna ja seal me kõik ettevõtjad tunneme, et seda bürokraatilist tööd on meie igapäevaelus liiga palju. Ja me nüüd näeme, et on lõpuks olemas poliitiline tahe seda päriselt ka vähendada, et erinevad ettevõtlusorganisatsioonid oli pea aastate teinud nagu müriaadi erinevaid ettepanekuid, millest mõni üksik on kuhugi jõudnud, paljud ei ole jõudnud, aga nüüd on selge tahe nii peaministril kui ka Riigikantselei laiemalt, et siis need teemad kaupa kõik läbi käia ja päriselt ka asjad ellu viia. Müriaad ettepanekuid, et tuuge mõni näide, et mis võiks olla see, et mida tuleks kohe teha? Neid on hästi palju, need on täies seina. Sellepärast me olemegi täna erinevate ettevõtlusorganisatsioonidega panemas kokku seda pikka nimekirja, millega siis see nõukoda hakkab tööle ja sealt järjest kõige olulisemaid välja tooma. Ja nagu peaministri soov on, et iga 2 nädala tagant on valitsuse majanduskabinet, et neid tuleks pidevalt ja kogu aeg. Mina kusjuures ei usugi, et seda bürokraatia nüüd liiga palju on. Ehk siis Eesti riik, Eesti avalik sektor Euroopa mõttes on ikkagi üks efektiivsemaid ja me oleme ka väga tehnoloogia rikas. Saab, neid kohti on, avaliku sektori deklaratsioonid võiks olla rohkem masin loetavad ja nii edasi, eks e-arved võiks ära kehtestada ja muud sellised teemad, aga ma ikkagi rohkem eeldan, et me saaksime seda aru saama, et on sul Tallink või on need meie puidutöösturid, kes ütleksid välja, et näete, kui me teeksime need ja need muudatused, siis me müüksime rohkem või me teeksime rohkem eksporti. Näiteks mina kindlasti räägin IT- ja iduettevõtjate poolt, et kui meil sooksime sisse tuua veel rohkem tarka tööjõudu, leiaksime selle motivatsiooni, et nad tahaksid tulla siia tööle ja nii edasi, siis meie suudame teha rohkem eksporti. Ja see on mõõdetav 10 miljonites kindlasti. Kui Eesti riigi tippettevõtjad ja suurte organisatsioonide esindajad tulevad kokku selle eesmärgiga, et otsida lahendusi, kuidas majandus kiiremini kasvama saada kasvutsükli alguses ja kuidas kärpida neid norme, kontrolle, reegleid, aruandeid, mis tegelikult nende ja meie kõigi elu igapäeval pärsivad, ma arvan, et küllap nad ikkagi ettepanekuid ka selles valdkonnas teevad. Keskenduda kavatsetakse valdkondadele, kus erinevaid nõudeid ettevõtetele ja inimestel on kõige rohkem ja kus protsessid on keerukad ja aeglased. Esiteks planeeringud, kõik see, et mida nõutakse planeeringute koostamisel, missuguseid etappe saab omavahel ühendada, liita, et planeeringud ja kiiremini. Teiseks kogu aruandlus, mida siis avalik sektor ettevõtluselt nõuab. Kolmandaks kõik järelevalvetegevused, mis siis on eriti nõuete kontrollimiseks ja neljandaks siis kõik need nõuded ise, olgu need tervisenõuded, toiduohutusnõuded, tarbijakaitsenõuded, vaatame selle üle, et kas nad kõik on tegelikult vajalikud või on meil ka niisuguseid nõudeid, mida tegelikult me saame ära kaotada.